Ja olemegi jõudnud siiamaani, kus oleme endal töölehel olevad arvutused, tabelid valmis saanud, üle vaadanud eelvaatega ja soovime hakata printima. Nüüd printimisel siis mõned sellised tähtsad asjad, mida peaks teadma. Kõigepealt printimise akna te leiate failmenüüst ja valik on prindi. Avanevas aknas teile siis näidatakse ära, millised printerid on teil kasutusel ja saate valida vastava. Saate määrata ära, mida prinditakse. Kas valitud lehed, kõik töölehed või ainult valitud lahtrid. Kui teil on valitud tööleht ja seal olevat informatsiooni on mitme lehe jagu, siis te saate ka siin ära määrata konkreetselt, millised lehekülje numbrid. Et neist täpselt aimu saada, te saate siin neid vahetada ja vaadata, et milline on just see numberleht, mida te näiteks soovite või ei soovi. Kui siin on see aken liiga väike, siis tuleks see eeltöö teha lehekülje eelvaates. Samuti on võimalus siin ära määrata, mitu koopiat te soovite igast leheküljest ja seejärel siis prindi nuppu. Juhul, kui te soovite printida ainult teatud osa, siis enne prindi akna avamist tuleks see osa ära märgistada. Ja seejärel võtta jällegi failmenüüst prindi aken. Pange tähele, et selle lühend on Ctrl+P. See on universaalne lühend, mida kasutatakse väga paljudes programmides. Ja nüüd, kui mul jällegi printimise aken ees on, siis vaikimisi on siin ikkagi näete valitud lehed. Aga nüüd teie saate teha märke valitud lahtrid. Ja seejärel on kohe näete siin ka proovi aknas näha, prinditava eelvaate aknas, et siin on ainult väike tabel. Ja ka lehti on ainult üks. Nüüd järgmisena ma määran ära mitu koopiat sellest valitud lahtrite osast ja seejärel jällegi prindi nuppu. Samamoodi saab ka printida objekte. Näiteks ma võtan töölehe, kus mul on diagramm ja ma tahaks printida ainult diagrammi. Nüüd diagrammi koheldakse samamoodi nagu valitud lahtrid, juhul kui te tema peal teete ainult ühe klõpsu. Ehk siis ta on selekteeritud, nurkadesse ilmuvad sellised rohelised kastikesed. Jälgige, et te diagrammi topeltklõpsuga lahti ei tee. Nii et menüüd muutuvad. Siis on diagramm töörežiimis ja siis te ei saa printida nii, nagu tahaks. Nii et üks klõps soovitud objekti peal on see diagramm või pilt või mingi joonistus. Ja seejärel jällegi failmenüü, prindi. Avanevas aknas, nii nagu ka eelmine kord lahtrite puhul, vaikimisi näidatakse kõiki valitud lehti, aga kui ma tahan nüüd ainult konkreetselt valitud objekti ja me teame, et valitud objekt on võrdne valitud lahtriga, klõps valitud lahtrid ja nüüd näidatakse ainult aktiivset objekti. Ehk siis prinditakse ainult diagramm. Kui see sobib, soovite jälle võite määrata koopiate arvu ja seejärel prindi. Ja ongi siis vastavalt valitud lahtrid või antud juhul valitud diagramm prinditud.